Tere hommikust, käes on uus vlog ja täna on esmaspäev. Ma lähen praegu Free Flow'sse, teen natuke tööd seal ja siis mul hakkab Open Class commercialile, Shohipop commercial. Ja siis mul on nagu selline kahetine tunne, et ma ei tea kumma moodi teha. Ma lähen kas täna või homme kinno. Mul on mingi kinkekaart, mille kehtivus saab läbi 22.07. Ehk ma peaksin täna või homme ära käima. Nii. Ja ainuke film, mida ma tahan praegu näha, on see uudne film. Ma pole seda ikka näinud. Aga ongi. Täna on variant kas 21-25. Ehk siis mu Open Class saab läbi kell 8. Kui ma tunnen, et ma jaksan ja viitsin, siis ma lähen. Kui ma olen ikkagi lobisemas jälle kuidagi läheb ajaliselt nagu lappe, siis ei lähe. Siis ma lähen hoopis homme, aga homme on hästi hilja, mingi kell 10 õhtul. Et nagu, ja mul on homme ainult nagu esimene pool päevast on planeeritud, eks siis nagu ideaalne oleks teine pool päevast kodus olla. Ühesõnaga, vaatame jooksvalt, kumba varianti me teeme. Luus on läbimärg ja ma pean hoopis kinno niimoodi minema. Ma lihtsalt katan ennast ära. Kristel tuleb ka minuga. Ja ma sain ühe õpilase käest juua. Mu üks lemmik Heavenly. Nii et... Saate aru, see oli nii halb. Ma oleks pidanud Kaisat kuulama. Kais ütles mulle ära mine, see on täiesti kohutav. Ma olin mingi, aga see point ongi see, et see on nagu mingi halb huumor. Aga see film oli täiesti kohutav. Imelik asi juhtus esimest korda mul kinos. 4 korda jooksis film kokku. Niimoodi, et pilt jäi seisma kinos. Ja meil on mingi, kas see ongi filmi osa? Aga seda juhtus 4 korda. Et nagu esimest korda on sellest, nii et something is off. Nii et jah, kes pole näinud, siis ega ta millestki ilma käia. No Joosu, on mõnus ja me Kaisus niimoodi olla, jah? Väike tšupšukene. Kell on ilmselgelt liiga palju. Ma jäin kodus scrollima, mõtlema, mida ma võiksin järgmiseks teha oma Open Classis. Nagu mul alguses see, et siis kui tuleb mingi inspiratsioon, aga mul on nagu täiega see, et ma täiega tahan neid trenne teha ja mul on nii lõbus ja täna oli ka nii tore. Ma tahaks veel teha, mul praegu tulebki järgmine tal Heelsi oma jälle, et võib-olla tahaks siis jälle teha mingit hip-hopilikku, aga sellist nagu vibe, et ma tunnen, et sellist nagu streetikat suvel pigem mitte, et pigem tahakski for fun. Nii et ma vaatan, kas mul tekib mingi lauluga mingi connection. We will see. Ma tegelikult ootan juba uut hooaega ja seda, et saaks uuesti tavarütmi tagasi. Mulle väga meeldib see praegune rütm, aga ma tahaks uuesti trennides käia, ma tahaks areneda, tahaks õpilastele anda midagi, tahaks koos õpilastega tantsida. Ühesõnaga, ma arvan, et asi on pigem selles, et ma olen lihtsalt saanud päris korralikult puhata see suvi. Ma ise tunnen, et ma kuidagi olen ise rohkem fresh. I don't know. Nii et loodame, et see hooaeg, mis meid ees ootab, tuleb väga põnev ja parem kui eelmine. Ma kuidagi sisetunne ütleb, et ma tean, et järgmine hooaeg tuleb palju parem. Nii et I am so ready for that. Ma võtan selle meigikese maha ja lähme ilusti kenasti magama ja räägime juba paari sekundi pärast hommikul. Tere hommikust! Käes on teisipäev ja täna on mega vihmane. Vaatasin, et hommikul, pool tundi tagasi näiteks 13 kraadi appi. Täna ma kasutan seda päeva täielikult ära selleks, et teha tööd. Ma lähen teen ühe eratunni ja siis ma lähen käin Juukrust läbi. No põhimõtteliselt on niimoodi, et vaadake see kõik seda väljas. Ma räägin talle ka oma mõttest, kuidas mida teha, võiks teha kunagi. Ma praegu lihtsalt vernin juured ära, aga ma küsin ta käest nagu natuke arvamust, et mis ta arvab nendest värvimuudatustest, mis mul mõttes on. Nii et vaatame üle ja ma küsin talt ka natuke nõu selle pulma soengu osas, et mis selle kleidiga sobiks, mis ma kritipulva olen. Ühesõnaga, lähme käime juuksurist läbi. Ja siis ma lähen ostan Kritile kingituse. Me kingime Simonaga talle, ma loodan, et ma saan Boshi kinkekaardi. Seal on see Head Spa ja ma tunnen, et see on täpselt asi, mida ta võiks enne pulmi kasutada, et veits relaxida. Nii et ma lähen ostan selle kinkekaardi ära. Ja siis ma liigun tagasi Free Flow'sse. Hakkan seda kostüümirauda koristama, tegema seal arvutis mingeid asju. Natuke tantsin ilmselt, mõtlen kava järgmiseks nädalaks. Ja sellised plaanid.
hästi kaunis vihmaharimus. Ja peaks mainima, et ülihea ilm ja päev, millal juuksurisse minna. Okei, suht halb kogemus Boschist. Ma ei saanud lihtsalt kinkekaarti, sest lihtsalt mitte keegi ei tegelenud seal. Seal oli 2 juuksurit, nad neid värvisid juukseid. Ma ei hakanud neid segama, sest nagu nad olid seal peegliteta, aga ma tundus kohatu minna nende juurde mingi vabandust, ma sooviks kinkekaarti osta. Ja siis lõpuks tuli mingi naine kuskilt välja. Ta vaatas mu poole küll, aga ta ei uurinud, mis kuskil. Siis ma hakkasin poole minema, siis ta võttis selle teise kliendi, kes tema juurde tuli. Ja ma olin mingi fuck that, ma ootasin seal mingi 10 minutit. Lihtsalt niisama mitte keegi ei teinud välja, siis ma olen mingi okei. Whatever. Nüüd ongi see nagu, kas me tahame Gritile kinkida sellisesse kohta midagi, ma ei tea. Ma teen teile väikse update'i, ma ei tea, kas te näete. Ühesõnaga, ta värvis mul sealt pealt ära. Ja siis ta tegi tegelikult siia ette mulle mingeid heledamaid triibukesi. Ma tegelikult ütlesin talle, et proovime seda juurde teha nagu ühtlasemaks. Ja siis ma näitasin talle seda pilti, mis mul on mõttes, et teha siia need blondid salgud. Siis ta oli mingi, aga ma võin proovida, et teha sulle siia ette. Et vaadata, kuidas see mõjub. Nii et mulle väga meeldib. Ja kui mul on nüüd see pikenduste hooldus ära, siis vaatab, kuidas jääb. Et äkki ma tahan veel juurde siia neid heledamaid salke. Et siis ta on selline nice. Ja see on see sama juuksur, kelle juures ma käisin äkki 2 või 3 aastat tagasi. Ta kirjutas mulle, ta pakkus seda värib mu juured ära, ta õpetas mulle, kuidas lokke teha. Nii et ma olin mingi tavai, läheme teema juurde tagasi, ta teab, mis ta teeb ja väga hästi tegi. Ja siis oligi see, et ma läksin sinna Boshi salongi ja no I'm sorry. Minu jaoks on ebamugav minna kliendina juuksuri juurde nagu keset nagu niimoodi, et saalist läbi minna sinna peeglite juurde, kus ma näen, et mõlemad juuksurid värvivad samal ajal kliendi juukseid. Ja minna sinna, tere, vabandust, ma sooviks kinkekaarti osta. Ja siis ongi nagu see, et ma tunnen, et ma nagu segan neid, ma ei taha ju. Ja ma ei tea, kui on nagu, tuleb mõelda mingi parem süsteem välja või kas või kirjutada kodulehe juurde sinna, et kui sa soovid kinkekaarti koha pealt, siis anna märku, anna ette teada, et nad teaksid oodata sind. Sest praegu oliks, et ega keegi ei teadnud, miks ma seal olen, siis ma ei tahtnud neid segada, siis oligi see üks juuksu, või noh, keegi tädi, kes tuli sinna ja ta lihtsalt ignoreeris mind, siis ma olen nagu, et mul ei teki üldse tunnet, et ma tahaks sinna salongi nagu tagasi minna. Ja mul ei teki tunnet, et ma tahaks oma sõbrannale kinkida sinna salongi mingi teenuse. Aga see salong, kus mina täna käisin, see oli väga tore. Ma hetkel teen endale wrappi. Ja kas te teadsite, ma leidsin sellise avastuse, et müüakse eraldi selliseid kanafilee lõikusid, mis näevadki välja nagu raskusega Prisma seal salatiletis. Siis põhimõtteliselt sarnased kanaviilud on seal. Ja põhjus, miks mul oli niisugused asju vaja, oli sellepärast, et ma ei saa Joosepile praegu inimtoitu anda. Ja mu süda tilgub verd, kui mina samal ajal lõikan kanafileed ja ta lihtsalt ei saa aru, miks ma talle ei anna seda. Ja ma ei saa kanast praegu loobuda ka, või nagu, et ma tahan kana ise süüa, aga ma ei taha, et ta näeks, et ma teen endale. Ja siis ma mõtlesingi, et ma lähen vaatan mingit, ma ei tea, mingit kana paneeritud varianti sellises valmisolekus, et ma saaksin lihtsalt pakendist võtta ja panna, et ta ei saaks aru, et ma midagi nagu temale meeldivat võtan. Ja võt selline tore avastus. Väga mugav. Et tihtipeale see, et kui ma mõtlen, et ma tahan prapi asju osta, siis ma olen mingi, ma pean hakkama seda kanafileed nagu praadima, kui tüütu, aga võtad selle paki ja paned ilusti kenasti peale. Genius. Ma olen nii kaua täna procrastinate'inud. Ma jõudsin koju, ma olin veel viimase hetkeni kindel, et ma panen koti koju ja lähen ikkagi korra Kristiinest läbi. Mul oli paar asja vaja teha seal. Ma tegin uksu lahti, ma olin mingi, ei, ma ei lähe kuskile. Ma lähen homme hommikul. Enne seda, kui ma Griti juurde lähen. Mul on vaja paari asja sealt ja lotopiletit ka. Nii et otsustasin jääda koju. Joosepi karvad. Ja siis ma olin mingi, aga siis on mul ju terve õhtu aega, ma jõuan nii palju asju ära teha. See on täpselt esimene asi, mida ma praegu teen. Ja ma olen olnud kodus juba 2 tundi. Ja ma terve aeg olen istunud lihtsalt diivanil. Ja täna pole isegi väsitav päev. Mis ma tegin? Ühe eratunni
käisin juuksuris ja tegin natuke tööd ja tantsisin. No ei ole väga väsitav tegelikult, aga ma ei tea, miks ma tundsin, et täna ei jaksa midagi teha. Ma vaatasin oma soengut, mulle nii meeldib see, mis siin toimub praegu ja ma teeks hea meelega tegelikult paar mingit blondimat salku veel juurde, aga ma ootaks ära selle pikenduste hoolduse. See mul muidugi enne pulmi alles, et see ka enam nii, aga see on täpselt see pilt, mis ma nagu näitasin talle, et nagu sinna suunas ta läheb. Nii et I'm loving it. Ja nii naljakas on see, et selle kaameraga näevad mu juuksed, ma just vaatasin võrdluseks ka, mu juuksed näevad sellised nagu kastani pruun või punakas välja. Tegelikult see on külmpruun, aga ma ei tea, miks see kaamera, võib-olla ongi see, et mul on mingid seaded peal, aga see kaamera pilt on täiega niuke nagu mul oleks selliselt natuke nagu punakamat pruun, aga tegelikult mul on külmpruun. Ma ei tea, miks ta niimoodi näitab. Vaat nii. Teate seda päeva, kui sul on vihmavari ja sa pead seda nüüd tassima igal pool kaasas. Ja ma läksin poodi ja ma olin mingi, mul on vaja seda. Ma olin mingi, ei korvi pole vaja. Ja siis see vihmavari, mul oli nagu asjad ühes käes, vihmavari siin möödi püsti. Ja ma kõndisin mingist vahest mööda, nii et see oli mingi silt ja siis see silt kukkus. Ja siis ma vaatan taha, siis mul asjad kukkus, siis ma üritan need asju sinna peale panna, siis ma üritan seda sildi asju, see silt läks igatepidi katki, ma mingi panen sinna selle peale tagasi, korjan oma asjad just kokku, hakkan kõndima, kukuvad jälle, ma mingi, oh my god, see oli nii naljakas tegelikult. Universumil oli natuke naljakas. Võib-olla olete juba aru saanud, et Joosepile väga meeldib minu kotis magada. Et alati kuidagi tahab siis eriti tule, kui mul on mingid tossud kotis ja siis ta toetab ennast, üks päev mul oli see auruti ja siis ta toetas ennast selle auruti peale, ma nagu see ei ole mugav. Aga he is living his best life. Tere hommikust, käes on. Ma arvan, et on kolmapäev täna. Jaa, täna on kolmapäev. Appikene, okei. Ja mina suundun hetkel Kristiinasse. Ma lähen teen need tegevused ära, mis ma eile jätsin tegemata. Ja siis võtame suuna Kriti juurde. Ja lähme siis teeme väikse brunchi, tähistame Kriti sünnat, paneme järgmise nädal plaanid paika, me läheme nädal Pitbulli kontsertile, siis vaatame, mis seal toimuma hakkab. Ja siis ma arvan, ma lähen ikkagi free-flow'sse, teen seal natuke tööd, koristan seda kostüümiladu. Äkki täna ma saan näidata teile. Eile oli see, et ma tahtsin näidata teile, mis toimub, aga muusika käis nii kaasa, ma ei saaks nagu rääkida, sest ei kuule. Te kuuleks, aga ma saaks copyrighti. Nii et ma üritan kuidagi nii teha, et kedagi ei ole saalis muusikat laskmas. Vaatab, kas saab. Nii et, let's go! Ja selle kingituse osas, mis ma siin eile rääkisin, see Headspa, me võtame ikka selle Evella, äkki on selline salong, selle koha Headspa. Valmis! Nii. See mant on lihtsalt tavakas mant. Aha, tavakas. Et see on lihtsalt täiteks. Muidu on tühikotike. Väike manš. Lovit. 10-10. Nii. Panna hepoi. Nokku. Väike nokkukene. Nii, siis on üks barbell. Yes. Nii, ja mis siin nüüd siis tuleb? No vaatame. Appi kui laekaart. Have a fabulous birthday. Jaa. Kes siis? No. Ma vist pean see valgele või? Ma võtan ja ma olen see white bitch. White bitch. Yeah. Kallis Krit, tahame, et saaksid võtta aja maha enne pulmi ainult iseendale. Nii mida? Sind ootab mõnusa protseduuriga Evella Headspa salong. Saad ise valida just endale sobiva mõnumise. Soovime sulle ilusat aastat täis armastust, tantsu, õnnestumisi, raha, seksi, tervist ja toredaid mälestusi meiega. Me teame, kui imeilus pruut sinust tuleb ja me ei suuda ära oodata, et seda päeva koos sinuga tähistada. Armastame sind, sinu miisud. Teeme selle, et sa saad... Krit ise tegi. Mul oli laua peale jäetud 2 Merci sellist šokolaadi. Olete näinud niimoodi või? Ma ei ole näinud niimoodi pidi šokolaadi. Nii et ma söön nüüd ära. Nii edusammud. Mul on tehtud ära siit terve see. Panin nagu loogilist järjekord ka, et siin on kostüümid ja jalanud on siin. Siis siin on ka kostüümid.
ja siin on kõik deko asjad, okei, seal on kostüümid, aga deko, siin on ka kostüümi asju. Siis siin on kastid diplomitega ja siis siin on mingi stuudiokola, muusikaosakonna, mingi tehnika, seda kasti ma pean vaatama ja siis on mul veel vaja teha see korda. Siin on mingid asjad, mis ma tõstsin välja, nüüd ma pean neile koha leidma ja siis need 2 alumist ka. Vot. Ja nüüd me hakkame venitama. Teate, mis on nii haige või nagu ma tunnen, et viimased päevad ma olen hakanud juba mõtlema vaikselt uuele hooajale, eks ju. Ikkagi 6 aja pärast on see käes ja nii haige, et minu mõistus ja nagu kuidagi kõik tahab kuidagi automaatselt sinna trauma juurde minna. Et kus ma olen mingi, et eelmine aasta oli sul niimoodi, et äkki nüüd see aasta on jälle nii. Et ma automaatselt hakkan jälle kuidagi mõtlema üle kõike ja mulle meeldib analüüsida ennast, eks ole, ja oma käitumist ja kõike seda. Ja nii crazy, et automaatselt mu aju juba loob seosed eelmiste hooaegadega on mingi ja eelmine hooaeg sa tundsid niimoodi ja nüüd sa tunned see hooaeg ka ja nagu ühesõnaga, mis ma tahan teile öelda, on see, et see, mis on sul olnud minevikus, ei tähenda, et see ootab sind tulevikus. Samamoodi ma tunnen näiteks ennast, ma ei tunne halvasti, aga nagu ma mõtlen ka sellele, et näiteks miks peaks olema see mees, kes mu ellu tuleb kunagi, miks ta peab olema süüdi selles, mida teised mehed on mulle kunagi teinud, et nagu tema ei ole süüdi selles, et teised mehed mulle seda traumat on tekitanud. Et how about I appreciate seda inimest või neid inimesi, kes tulevad mu ellu, versus see, et mõelda nagu sellele, kuidas ma olen kuskil haiget saanud. Et nagu, it's crazy how the mind works, sest isegi hooaeg pole käes. Me pole isegi registreerimistega alustanud. Ja ma juba nagu viin ennast sinna negatiivsesse headspace'i ja ma olen mingi, miks ma teen endale nii, miks ma ise endaga saboteerin, ma ei tea. Tahan teile kinnitada, et tee minevik ei pea olema tee tulevik ja ma üritan ennast ümber mõtestada hoopis niimoodi, et see ei ole tulevik, vaid see on vana trauma, see on vana kogemus, see ei tähenda, et asjad niimoodi lähevad. Ma ei tea, kas see praegu aitab kedagi, kes tunneb mingis teemas samamoodi, võib-olla see oligi sael, ma pidin sulle seda ütlema, aga jah. Nii et ma hakkan nüüd Aleppo-sööbi tegema, ma pole seda teinud nii ammu. Aga mul on siin see situationship, ma tahtsin öelda, tehniliselt situationship, sest they won't leave. Seega, ma teen Aleppo-sööpi. Okei, üks asi, ma tahtsin veel öelda. Ma ei oska valetada. Ma ei oska üldse kuidagi koha peal mingeid hädavalasi välja mõelda. Ma olen sellest nii halb. Ja sellepärast ongi see, et ma pean kuskil midagi valetama, siis ma pean teadma all the details. Sest et nagu Kritil on varsti sünnipäev, tahtsin öelda, pulmaris ole. Obviously, tal on vaja korraldada üks väike bachelorette party. Ja me peame just seda kuidagi saladuses hoidma. Ja mis meil on plaanis siis hetkel on see, et me lähme tõenäoliselt kuskile trenni. Meil on praegu siis kas pilates, võib-olla boks või bossitants, midagi nendest 3. Siis me lähme brunchile ja siis me lähme kõik koos Kriti maakoju. Ja siis oleme seal ja siis teeme seal mänge ja värke. Nii. Ja nüüd selle kuupäevaga oli selline case, et see oli üks ainukesi kuupäevasi, see on järgmine nädal, 1. august, mis tundus kõikidele tehtav. Aga sellel päeval ja sellest järgmisel päeval on Neidi workshopid või intensive tähendab. Neidi on üks tantsija. Ja me Simonaga nagu amma rääkisime, et võiks minna, siis ma unustasin selle vahepeal ära. Ja siis oligi see, et kui läks kuupäeva valimiseks, siis tuligi see, et teeme 1. Ja siis Simona oli mingi, aga see Neidi intensive, ma pekki küll, et no siis on nii. Ja siis algus oli mõte, et kuidas me saame teha kindlaks selle, et Kritil on vaba päev. Ja ainuke variant oligi see, et tema boyfriend siis nagu teeks neile mingi getaway, et umbes enne pulmi väike getaway. Mis minu jaoks on alati niuke, et nagu võib-olla see on suss, sest et nagu ta võib-olla aimab, et obviously midagi siin toimub. No ja siis kuidagi me mingi hetk läksime sinna mõtte pealt, aga teeme nii, et lähmegi Neidi intensivile.
ütlemegi Gritile, et kuule, aga lähmegi. Lähme teeme 2 päeva pulli. Pulli jah, tantsime tähendab, treenime. Ja kuidagi alguses Grit oli tegema, et ei, ma ei tea, see on mu ainukene vaba nädala vahetust üle suve jaoks olen. Siis me olime Simonaga mingi, ei no, aga me lähme 3 let's go. Ja lõpuks me saime ta kuidagi ära räägitud nii, et ta oli nõus. Ja teate, kui raske on hoida saladust. Eriti, mis puudutab plaanide tegemist. No näiteks, sa pead nii palju asju jälgima. Seda, et meil on nüüd chat, eks ju. Et seda chati ei näeks. Mul oli Selectis selline olukord, et esimene päev oli, mul ei olnud see chat pandud mute peale, mul oli see, ongi chati nimi Bachelorette. Ja me filmisime minu telefoniga videosi. Ja siis reaalselt mul tuli meelde nagu mingis klassis, oh my god, ma ei ole seda chati mutanud ja nagu appi, ma loodan, et keegi ei kiiruta. Ja kuidagi täpselt läks nii, et Grit filmis ära mind ja 5 minutit pärast seda keegi tüdruk kiirutas sinna chati ja ma olin mingi issand jumal, nagu see läks nüüd praegu väga napilt. Ühesõnaga. Ja siis ma olin mingi, oh my god, heavy. No ja siis meil oli ju see nii-öelda fake jutt Gritile, et jaa, me ostsime kõik juba need intensiivi piletid ära või noh, maksime kõik ära, eks ju. Ja siis peale Selecti Grit küsib mu käest, et kuule, et sa said selle neidi arve kätte või? Et nagu, mis see maksis sulle nii? Ega ma ei oska ju koha peal midagi välja mõelda, sest ma olin mingi, ma ei ole veel saanud, et ma alles ootan seda arvet, et me oleme kuidagi jutuga pooleli. Siis ma olin mingi, ma oleks võinud vähemalt selle välja mõelda, et okei, mis sa ütled talle, kui ta küsib. Vaata, ongi see, et kui on mingi vale, millega ma pean kaasa minema. Mul on vaja teada kõiki detaile, nagu kõiki, sest ma ei oska koha peal välja mõelda. See oli parim, mis ma suutsin välja mõelda, kuigi see ei make sense tegelikult, sest ma üks kord kirjutasin sinna chati, et jaa, ma ostsin ära. Ma ei tea, kas Grit sai aru sellest. No, tavapäeval on ülifine nagu kõik. Aga kui sa saad Gritiga kokku, siis on raske. Siis on raske, sest sa üritad kogu aeg mitte ennast välja rääkida. Näiteks ongi see, et kalendrisse ma ei tohi panna seda, sellepärast, et kui ma panen ja ma juhuslikult tema ees võtan kalendri välja, siis seal on nädala oli ka mingi, et pidi ma otsima mingit kuupäeva, siis ma olin mingi, võtan kalendri lahti, ma olin mingi, et õnneks mul on esimene teine nii-öelda tühi. Ja ma olin mingi, okei, pedas praegu. Mõtle, kui ma paneks see Griti Bachelorette, siis ta ju näeks seda. Nii et see on olnud väga keeruline minu jaoks, sest ma räägin, ma ei oska valetada, ma ei oska nagu mingit hädavalesi välja mõelda ja nagu see on päris pingeline. Me Simonaga täna arvasime, et tahaks juba selle nagu ära teha, et siis me ei pea nagu varjama või nagu kogu aeg mõtlema. Nüüd tunnen, et me peame praegu nagu täiega jälgima, mis me ütleme, sellepärast, et me ei taha ju kuidagi välja rääkida. Ja nüüd ongi pull selles, et me siis järgmine nädal lähme teisipäeval Riiga, kolmapäeval on Pitbull, neljapäeval tuleme tagasi Riiast, nagu mina Simona Grit. Siis reedel me lähme Savi meisterdamistuppa, sest see oli meie juulikuu ülesanne. Kolmekesi lähme. Siis laupäeval on tema bachelorette party. Pühapäeval me tuleme tagasi ja esmaspäeval mul on dinner Simona Griti ja siis ühe Liisaga, kellega me seal Aklikojuti peol tantsisime koos. Nii et me saame 7 päeva järjest koos olla. Nii et sellised rõõmud meil siin selle bachelorette party korraldamisega. Ma lähen Aleppo-sööpi tegema ja räägime hommikul. Tere hommikust, käes on neljapäev. Ma tegin eile endale neid lokikesi või noh, lokipaelaga. Hommikul need olid ja nüüd paar tundi ilm neid enam ei ole. Ja minu arust on alati siis, kui mul on olnud kas värsket nagu juuksuri mingi asi või juuste pikendust asi, et lokid jäävad üli nagu kuidagi halvasti sisse. Võib-olla lihtsalt kõik on nii värske. Ma ei tea, mis see loogika seal taga on. Täna on meil tegelikult suht vaba päev, mis tõttu ma otsustasin, et ma hommikul siis tegutsesin kodus. Ja nüüd on aeg liikuda Free Flow'sse. Ma lähen, lihtsalt natuke kordan oma hiilsikava. Esmaspäevaks vaatan, kas kõik detailid on paigas. Võib-olla mõtlen, et tahaks ikkagi mingit uut seda tossukava teha. Et ma olen praegu siin hoos. Ilmselt iga nädal üks klaas teha tegelikult on ülimõnus. Mulle tundub, et täpselt selline tempo sobib. Nii et vaatame, mis saab. Siis ma teen tööd natuke. Siis ma lähen õhtul Neidi commerciali workshopile. Ja sellised on tänased plaanid. Võtsin siis auto ja mul on tunne, et see on see sama auto, millega ma kunagi sinna kivi otsa sõitsin.
ma kontrollin CityBee ajaloost üle, aga minu arust see on see auto. Okei, ei ole ikkagi see auto, aga täpselt sama mark, täpselt sama värv, lihtsalt numbrimärk on erinev. No õige! Lihtsalt väike mõttetera teile siia. Nagu ma just mingi päev vaatasin oma vanu tantsuvideosi või nagu, mis ma kunagi nagu esimesed klassid, mis ma andsin ja nii. Ja see on nii haige, et ma olen siis 10 korda confidently enesekindlam, kui ma olen praegu. Ja ma just nägin üks päevast Reelsi, kus oli nii hästi see ära seletatud. Sa oled enesekindlam, sest you have no idea what you're doing. Sa lihtsalt lähed, sa oled mingi, I'm having fun, I'm killing it. Sul ei ole seda nagu nägemust veel, et milline tants võiks välja näha. Sa ei ole veel nagu aru saanud, kuidas liikumine päris täpselt nagu kõige parem välja võiks näha. Sa lihtsalt tantsid ja sulle tundub see äge, aga siis, mida aeg edasi, seda rohkem sa hakkad ju kõik analüüsima, seda rohkem sa hakkad nägema inimesi, kes päriselt panevad väga hästi. Sa hakkad ennast võrdlema. Ja siis ongi see, et su peas on mingi, okei, siit ma nüüd alustan, et ma olen päris hea juba sellel järel, et tavai siit iga aastaga aina paremaks. Reaalsus on see, et sa iga aastaga lähed, sa küll lähed paremaks, aga enda peas sa lähed aina halvemaks, sellepärast, et sa hakkad nägema seda ümberringi, mida tegelikult võiks teha ja mida sinu keha veel ei tee. Ja siis tuleb see ebakindlus sisse. Ja see on nii crazy, sest nagu reaalselt ma mäletan ka, kui ma alustasin klassi, ma olin nii confident, ma olin mingi bitches, aga samal ajal ma olin mingi niuksed jalad, mingi imelikud liigutused, aga the confidence. Ja nüüd, kus ma tunnen, et mul on nagu parem liikumine, aga võiks olla veel parem, mul on ägedamad kavad, siis ma olen mingi, kas see liigutus on okei, kas see liigutus on okei, nagu sa kahtled kõiges ja see on nii haige, et nagu ma mingi hetk kuskil rääkisin kellegagi sellest, et su enesekindlus tegelikult ajaga isegi natuke nagu langeb, sest sa hakkad aina rohkem mõtlema süüle. Ja see tuleb ilmselt sellest, et kui sa oled jõudnud kuskile nagu punkti endaga nagu siin tantsumaailmas, siis nagu siin on nii palju toimumas, et sa tunned, et sa pead alati olema mingis nagu punktis endaga või nagu sa pead olema kuskil levelil. Ja siis sa nagu kõike mõtled üle. Ja noh, praegu ka näiteks ma tantsisin selle kava ära seal workshopil. Ise tundsin, et okei, päris hästi läks ja siis vaatad mida, et ma olen mingi nagu ma saaks 10 korda paremini seda teha. Ma ei tea, kuidagi keha oli kinni või nagu ma ei tea. Aga ma tegin endale rappi. Ma olen seda rappi söönud juba mingi, ma ei tea, mingi nädal aega juba. Ja ma pean sööma veel nädal aega. Sest teate, kui teil saavad nagu, mul sai kõigepealt porgand otsa, mis porgand, kurkot, ei, frappi need frapid otsa, eks ju. Aga mul oli veel materjali alles, ma olen mingi, okei, ostan ühe nagu koguse veel frappe. Nii, siis ma sai otsa eraldi kurk, siis ma mingi, okei, ma ostan ühe kurgi veel. Nüüd täna sai otsa salat ja tomat. Ja siis ma teen nagu ühe nagu tiiru veel seda frappi perioodi järgu. Frapp on tore, aga mitte iga päev, nii tihti. Tere õhtust, käes on laupäev. Ei ole, täna reede. Ja ma suundun täna Beatrice'iga esinema Võrru, Tartusse. Noh, loodame, et seekord siis saame lavale ja kellegagi kaklema ei lähe ja et kõik läheb edukalt. We will see. Me teeme nüüd kohe video. Hello! Vaata, kui heledad mu juuksed on. Kas sa lähed blondiks? Ei, ma ei lähe blondiks. Ma vaatsin, kus sul seda... Ma olen lihtsalt helepruuniks. Ma vaatsin, sa panid siin need mingi järjest heleda. Ja või nagu, vaata, tegin mulle blondikad sellised triibud. Ilus. Vaat, nii et niimoodi vaikselt lähme. Praegu see nägi veel veits nagu Hagrid. Aga ma just tulin pesust ja ma ei kuivatnud ilusti ära. Aga me teeme lokid täna. Nii et, jah. Juhu! Vanaja, terminal, let's go! Eelmine kord see tekitas mul kõhuvalu. Ma loodan, et see kord ei tekita. Kas ma teen selle vea uuesti? Ma teen selle vea. Jaa, kuidagi see täpselt. Ops, tulime TikTokke tegema. See oli kuskilt siit. Kas? Ei. Oota, kuskilt siit oli kohe vaatama. Tule mingi 3-ni. 3, 2, 1. Are you seeing anyone? Ma lihtsalt lõksutan.
Nice. Nii, me filmisime TikTok'i ja nüüd me teeme laivi. Täielikud influencerid. Ongi noh. Tehtud! Kell on 5:41. Ma jõudsin koju. Vähemalt täna sai ikkagi esinetud ja no nagu öö ja päev korraldajad tuleb, kallistab, nii lõbus värgid-särgid, et nagu crazy. Aga ma tundsin, ma olin täna nii produktiivne selle sõidu ajal. Esinemine läks väga hästi, aga ühesõnaga ma ostsin ära Joosepi liiva, ma ostsin ära Joosepi krõbinad, ma tellisin uue šampooni balsami, ma ostsin uued joheelad, ma ei tea, miks ma hoidsin ennast või nagu, miks ma nii kaost edasi lükkasin, aga mul oli nii palju boonust kogunenud sinna joheelad on kingad ühesõnaga, konsakingad, millega ma tantsin. Siin oli nii palju boonust kogunud, et ma sain täiesti tasuta endale konsad ja jäi üle ka veel seda mingit raha seal. Ehk siis ma lihtsalt lükkasin edasi seda tasuta kinga saamist. Nii et see sai korda, ma tegelesin Griti Bachelorette peoga, leidsin mingeid mänge asju, nüüd hakkab seda ette preppima ja tegelikult nädala pärast ongi see juba, oh my god, ja ma just praegu, kui me sõitsime koju, siis ma lihtsalt mingi päike tõus ja ma hakkasin mõtlema sellele pulmapäevale ja lihtsalt see, et nagu mul juba siis lihtsalt selle mõtte peale tulevad pisarad silma, et nagu see on nii äge asi, mis meid siin ees ootab ja kuidagi nii special ja ma ei tea, kuidas ma seal pulmas vastu pean, nii et ma ei nuta. Ma arvan, et see ei ole võimalik. Vot, nii et võtame selle meigi maha ja lähme tuttu ja homme vaatame, mis me homme täpsemalt teeme. Tere päevast või noh, tegelikult õhtust, käes on laupäev. Mul oli selle tänase päevaga väike niuke dilemma või nagu segadus, kohe selatan. Ma teadsin ühesõnaga, pikalt ette, et mul on tänaseks planeeritud ainult üks UV-show. Mul mingi hetk tuli üks Bachelorette pakkumine, aga see jäi ikkagi ära. Ja siis ma nädala alguses nägin, et üks workshop toimub täna, kuhu võiks minna. Ja ma jätsin selle mõtti vabaks, et kuna see lõpeb nüüd, et mul on UV-show kell 12 öösel Protos. Siis see workshop hakkab kell 8, ta lõpeb 9:30. Noh, ja siis nagu jõuaks, eks ju. No ja siis ma ärkasin täna üles, eks ju. Ma jõudsin hommikul 5:30 koju, 6 jäin magama, ärkasin kell 12 ülesse. Läksin elutuppa, panin mingi sarja käima, jäin Joosepiga magama. Ärkasin kell 2. Ja no sinna see läks niimoodi, et ma hakkasin YouTube'i tegema, sest ma teadsin, et tahtsin täna video valmis saada, sain see just valmis. Ja no ei jaksa trenni minna või nagu ma tunnen, et ma ikkagi tahan energiat hoida õhtuks selleks esinemiseks. Ma tean, see on veits vabandust otsimine, sest tegelikult ma jõuaks, kui ma väga tahaks. Aga kuidagi täna on teada selle päeva, et lasta olla. Teeme täna päriselt sellise chilli päeva, et ma pean natukene lahti laskma sellest, et kõik päevad ei pea nii fullis olema või nagu ma tean, minus on praegu see käivitunud, kes on mingi, aga kui on mingigi workshop, siis mine kasuta võimalust, sest hooajasesse võib-olla ei saa. I know, aga ma ei jaksa. Aga ma usun, et neid workshop tuleb siiski veel, nii et ei juhtu mitte midagi. Nii et jah, ma selle asemel nüüd teinud väikse hommikuse skincare'i õhtul ja ma käin poest läbi, võtan enda midagi head. Ja siis tuleme koju, vaatame Perfect Matchi viimased 2 episoodi viimasest hooajast lõpuni. Ja siis lihtsalt võtame rahulikult seda õhtut ja siis mingi hetk hakkame UV-shows valmistuma. Nii juhtus niimoodi, et me oleme juba siin Protos Kritiga. Proto on siis seal. Kell on 11 ja me oleme alles UV-showd tegema. Crazy! Krit on seal pimedas kuskil. Posti juures. Tehtud, see oli nii fire, aga nii sweaty.
see esinemine oli nii äge. Nagu miski selles publikus või selles, ma arvan, et asi oli selles, et kõik olid nii focused ja sul oli lihtsalt suur plats inimesi, kes lihtsalt on, sa tunned, et see energia on hästi nagu suunatud sinna lava peale ja see andis kuidagi nii palju energiat, et nagu nii mõnus oli tantsida. Ma nii nautisin seda ja pluss kuidagi trummid olid nii kuidagi kõvasti või nagu ma ei tea, kuidagi kõik nagu toimis, sest nagu jah, kui sa näed, et inimesed on huvitatud ja nende fookus on kõigil nagu sinna ühte kohta, siis tegelikult see annab nii palju energiat. Sest näiteks mul on olnud esinemisi, kus ma näen, et inimesed on seljaga, ei pane tähelegi ja siis ongi see, et see energia jääb täiesti nagu saamata. Aga seal, see oli nii äge ja see oli Mind Valley üritus. Ehk siis seal ongi ju inimesed, kes nagu tahavad olla paremad inimesed ja kuidagi nagu ma lihtsalt I don't know, midagi toimis kõik lihtsalt. Siis väike Bachelorette peo update, ütlen ausalt, nii raske on Kritiga koos olles mitte rääkida välja. Nagu, eriti kui see nagu nii lähedal juba on, et nagu see on nii raske täna ka, ma olin mingi, ma tahaks teile rääkida, mis me siin ka arutanud oleme, aga ma ei saa ju talle mitte midagi rääkida. Ehk siis ma ostsin, või see mõte tuli täna hommikul, ma üldse ise ei pannud sellele, et me võiks kuidagi moodi matchida ka. See mõte tuli eile õhtul, ma ei mäleta seda täna või eile, et me võiks kuidagi matchida ka mingit pidi, et midagi nagu fun'i ja siis tuligi mõte osta need nagu värvilised poobid. Aga kuna aega on suht vähe selle jaoks, siis Eesti poodides need maksavad mingi 10 €. Ma leidsin Saksamaa Amazonist komplekti, mis maksis lõpuks kokku 40 €, seal on 16 parukat. Ehk siis tükind on mingi 3 midagi ja väike nagu selline soovitus teile, et kui te miskit ei leia, siis vaadake Saksamaa Amazoni. Sealt tulevad pakid ülikiiresti. Mul ei ole kunagi tulnud kauem kui see kuupäev, mis seal kirjas on. Ehk siis praegu ta näitab, et see pakk jõuab mulle kolmapäeval. Aga ma panin selle, et ta saadaks mulle paki automaati, sellepärast, et ma olen kolmapäeval ju Pitbullil. Ja siis ta näitas, et kui tahad paki automaati, siis ta tuleb kas kolmapäev või neljapäev. Ehk siis mul on nagu see, et tal on aega jõuda kolmapäev, neljapäev, reede ja okei, ka laupäeva varahommik on tal aega jõuda. Nii et ma usun, et jõuab, sest mul ei ole kunagi olnud probleemi. Loodame, et seekord ka mitte. Näeme jah, sellised värvilised poobid on meil, et siis me saime kinnitatud ka selle, et me lähme boksitrenni. Nii et need on korras, siis ilmselt brunchi koha me saime ka selles suhtes paika vist, peame selle üle rääkima. Ja siis ma hakkan homme autos, ma sõidan oma esinema, siis ma hakkan homme autos mingeid mänge ette valmistama, et mõnda asja peab lihtsalt tellima. Mingeid asju ette. Nagu, et ma pean tegema valmis mingid asjad, tellime nagu neid pabereid või nagu kuidas need on nagu disainitud. Nii et jaa, sellised piiksid update'id. Aga lähme magama. Tere hommikust, käes on pühapäev. Ma lähen oma vanade töökaaslastega Basilikust Rappa. Meil on iga-aastane traditsioon, et me lähme ja me tavaliselt käime alati aprillis, aga seekord kuidagi läks nii, et me jõuame sinna juuli lõpus. Me lähme täna Pääsküla Rappa, ma pole seal kunagi käinud. Nüüd lähme teeme sellise mõnusa väikse nature walki. Ja siis mul on õhtul Nancy Jõgeval vist mingi pulm. Ja kuidagi täpselt läks nii, et seal raba juurest mind võetaksegi peale. Eks me võtta kõik oma asjad kaasa, et siis saakski otse minna. Nii, et ma nüüd lähen. Ma ütleks niimoodi, et enamus aastad on meil jopanud ilmaga kuidagi. Ja seekord me tegelikult pidime minema Rappa juba eelmine laupäevagi, aga siis oli plaanide muutus ja eelmine oli üliilus ilm. Täna on selline, et mega soe on, aga nagu te näete, pilved on suht hallid ja veits tiputab, aga ta ei häiri. Ja ma loodan, et mingiks suuremaks sojuks ei lähe. Teised tšükid ka kohe jõuavad, nii et joo. Let's go. Kadrfel. No. Girls sing! Mis nüüd on?
ta sai aru, et Trambivalgus tuli peale. ülihea laul. Ta laulab seda I wanna make a right. tere pardi! Jätsin kulnupliiatsi koju, nii et pidin ostma ruttu poest uue. Okei, nüüd ma näen teid ja teie näete mind. Esimene set on tehtud, meil on täna 2 setis. Ma ei tea, kuidas 2 setis on. Ja teine set on niimoodi, et poisid tulevad ka, ehk siis me tantsime 2 tantsu. Nii et täna on selline natuke kergem. Seal oli päris palav, nii et ma ei kujuta ette, kui ma oleks terve seti teinud järjest, siis oleks päris hevi olnud. Vahetame nüüd kostüüme. Teine set. Ma jõudsin koju. Kell on äkki mingi 1 kohe saamas. See punane värv on mega ilus. Ma tegin autosõidu ajal valmis Kriti selle Bachelorette Party appi. Bachelorette Party 3 mängu. Ma tegin valmis selle, et kes teab pruuti kõige paremini, siis kas pruut valiks pigem, kus on siis nagu, ma ei tea, ala kuld või hõbe, meil on mingi rand või mäed, ühesõnaga niisugused asjad, aga selline natuke teistsuguse versioon. Ja siis see How well do you know the pride, seal ma lihtsalt panin mingeid küsimusi Kriti kohta, Kriti arooma kohta. Ja siis ma tegin ühe pooside mängu, kus oli nagu Kamasutra poosid ja siis peavad nimetama, mis on õige. Et seal all on nagu need nimetused olemas, siis sa pead lihtsalt panema õige nimetusega õige poosi juurde. Ja ühesõnaga, aga ongi see, mina ka ei tea ju neid. Seal oli mingi reaalselt mingi võipurustaja või mis iganes. I have no idea, mis see tähendab. Nii et ma pean ootama homseni, sest ma olen terve päev ChatGPT-ga rääkinud, mul on see tasuta versioon. Ma pean homseni ootama, et tema käest küsida nõu, et mis on õige poos, mis nimetusega. Nii et need 3 mängu, siis ma tahaks teha selle mängu, kus ma võtan kõikide seal Bachelorette peo osaliste pildid ja panen need chatile, et nagu, et ta teeks meeste versiooni nendest. Selle tahan teha ja siis vist ma arvan, et on fine, sest teised teevad ka mänge, et liiga paljuks ei ole vaja ka minna. Nii et planeerimine läheb vaikselt, aga ma tõmban selle vlogi siinkohal kokku. Ma loodan, et sulle meeldis ja pane palun see vaim valmis järgmiseks videoks, sest et see nädal tuleb täiesti insane, nagu täiesti insane. Alustame sellest, meil on Pitbulli kontsert Lätis, meil on Kriti Bachelorette pidu, me läheme Kriti Simonaga Savi töötuppa, keraamika töötuppa või mis iganes. Ma lähen ühele tantsuetendusele, mul on open class ja veel mingeid asju. Palju tööd ka vaja teha, nii et see nädal tuleb täiesti crazy, aga ma arvan, et see tuleb väga põnev vaatamine. Ma üritan teid nii palju kaasa võtta, kui ma vähegi saan, aga ma tean juba, et see nädal tuleb üliäge. Nii et pange vaim valmis. Et mina lähen nüüd võtan selle meigi maha, lähen mantsin natukene ja naudin oma pühapäeva õhtut. Ja näeme teiega juba järgmises videos. Tšau!